Madis Amer. Tulen operatsioonilt metsast. Lähen ema vaatama emadepäeva kontserdile. Lähen praegu pataljoni, et ennast välja puhata, et homme saaksin värskena emaga kohtuda. Olen välja puhanud ja ostan emale lilled. Lähen temaga kohtuma. Mitä? Ainukene jällegi ei olnud. Head emadepäeva. Ei näe, lilled ka. Siis kui see lõpeb, siis tund aega veetsin alla ja siis lähen võtan oma vormi. Kunstnik Mari Käbi. Kui ma kuulsin, et minu ema saab aasta ema tiitli, siis see oli väga suur üllatus mulle. Ja seda enam oli hea kuulda seda, kui ma olin parasjagu metsas. Et esimest korda, kui ma temaga Kevadtormi ajal siis rääkisin ja kuulda sellist uudist, oli väga suur tunne. Minu ema on väga töökas, sihikindel, rõõmus ja tugev. Ta on toetav ja abistav. Esimesed 3 kuud mulle ajateenistust tundusid väga rasked, aga hiljem ma mõistsin, miks seda vaja on, miks see peab selline olema, nagu ta oli. Ja ülejäänud aja ma olen käinud nii nooremal ohvitseride kursusel kui aspirantuuris ja ma olen näinud erinevaid kohti, et see on väga põnev olnud ja samas saab tarkusi juurde. Minu Kevadtormi kogemused senimaani on esimestel päevadel väga lahingurohke ja samas meil on hästi palju tegemist olnud. Oleme hästi palju kaevata saanud ja samamoodi liikuda. Et 100 kilomeetrit rännakuid masinatel väga põnev on see olnud. Pärast ajateenistust on minu kindel siht minna kõrgemasse sõjakooli ja vahepeal olen mõelnud, et võtan puhkuse ja üritan saada oma paberid sisse vahipataljoni, et olla seal kaadriks.
ma arvan, et laste ema on see, kes on oma laste jaoks alati olemas, kes toetab neid alati, kes lohutab, õpetab. Madis sündis rusikad püsti ja nii on ta läbi elu saanud kõik võidelnud endale. Ta on väga tubli meil. Ajateenistus on iga poisi aukohus minu meelest. Väga toetan seda plaani, et Madis tahab minna edasi õppima ohvitseriks. Meie pere on väga kokkuhoidev ja väga toetav alati. Ja me teeme väga palju asju koos. Nüüd on küll poisid suuremaks kasvanud, aga ikkagi võimalus, siis me oleme hästi palju koos. Hoidke oma peresid. Ema vaadatud, kontserdil käidud, natuke puhatud, nüüd metsa tagasi meeste juurde.